hommikust! Ma mõtlesin, et kuna eelmises videos ma väga ei jõudnud sellest juttu teha, siis ma teen selle nüüd ja tõmbame sellele sellele elu parimale vormile tõmbame joone alla. See ei tähenda küll seda, et ma nüüd enam trenni üldse ei tee, aga lihtsalt ma ei keskendu enam nii väga sellele, vaid näitan igasuguseid erinevaid asju, mitte ainult siis nagu trenniga seonduvalt. Et ma tahtsin lihtsalt veidi rääkida nendest tulemustest ja kas see, mida mina nagu ette kujutasin, kas see siis nagu läks täide või ei läinud täide või peab veel vaeva nägema. Et kõigepealt ma mõtlesin, et ma räägin nagu sellest ümbermõõdudest, kehakaalust ja nii edasi. Et ma olen kirjutanud siin vahepeal, ma jätsin näiteks põhimõtteliselt kuu pausi, et ma ei mõõtnudki väga eriti, sest ma ei tea, ma ei pidanud seda vajalikuks. Mul oli enesetunne hea, ma tundsin ennast tugevalt, siis ma nagu ei näinud nagu pointi. Ühesõnaga vist alustasin siis seda 9. jaanuaril ja või oli isegi varem. Ma esimese kaalumise vist tegin 9. aga ma alustasin varem, täpselt ei mäleta enam. Siis ma kaalusin 79,1 ja selle kaalu koha pealt väga midagi ei muutunudki, võib-olla kilo läks maha, mis on jäänud nagu stabiilselt, nii et ta ei tule enam tagasi. Kõige väiksem oli 76,9, see oli siis, kui ma jäin kõhuviirusesse ja ma kõik tervest kehast kõik asjad välja oksendasin ja nii edasi, et siis seda ma kaalusin küll, aga see ei olnud selline, mida ma võtaks nagu adekvaatselt, sellepärast et keha oli kõik jama välja oksendanud niimoodi, et ma ei võtnud seda nagu, et ma nii hästi olen hakkama saanud, see oli lihtsalt tänu sellele, et mul oli see kõhuviirus. Aga üldiselt on jäänud kaal kuni 78,2, 78, 78,5, see nagu niimoodi käib üles alla. Ja ma olen sellega täiesti rahul, minu jaoks see kehakaal, mis mul praegu on suurepärane. Tahakski seda säilitada. Lihtsalt ma tahaks lihast nagu kasvatada juurde. Ümbermõõtude koha pealt läks selles mõttes paremini, et ma alustasin 79, oli mul reie ümbermõõt ja sellega ma olen jõudnud sinnamaani, et mul on ta 57 sentimeetrit, nii et ma olen sellega väga rahul. Jällegi väga palju allapoole ma ei tea, kas ma tahan, eks näis, sest need eesmärgid teadagi inimestel nagu muutuvad. Üks, et ma tahan kasvatada lihast, siis ma tahan järsku alla võtta, siis ma tahan jälle juurde võtta, siis ma tahan, ma ei tea mida, on ju, nii et need nagu käivad kogu aeg mul peas nagu, et mida ma järgmisena teen, kas ma tahan nagu tugev, kas ma tahan vastupidavust, et minu jaoks ei olegi see allavõtmine nagu mingi eesmärk, ma lihtsalt olen juba saavutanud selle ära, mis ma olen tahtnud. Nüüd ma tahan lihtsalt kas jõudu, vastupidavust, mida iganes. Siis käe oma oli 29, see on jäänud stabiilselt sinna 29 juurde. Vahepeal käis küll nii 28, 27, aga ma nagu üldse ei kurda selle pärast. Keskkoht on mul ka stabiilselt jäänud 74 juurde ja puusad samuti. Mida mina lihtsalt olen tundnud üldiselt nagu mingisugust sellist hüppelist, drastilist muutust ei ole, aga mida mina ise nagu oma keha
treenides ja niimoodi olen tundnud, et ma olen tugevam. Mul mingid kohad juba nagu defineerib paremini, on nagu näha mingisuguseid selliseid muutusi, aga üldiselt nagu midagi drastilist ei ole muutunud, lihtsalt see enestunne ja kõik see on nagu see, mis mind nagu pigem motiveerib. Mul on hea olla, siis on suurepärane ja mingitel aegadel mul lihtsalt on energiat nii palju, et ma lihtsalt ei suudagi kodus olla, sest ma muutun närviliseks. Ja minu jaoks on saanud trenn selliseks asjaks, et ma tahaks seda iga päev teha. Ja kui ma üks päev mõtlengi, et ma võtan puhkepausi, siis see tundub nii vale, et ma lihtsalt ei suuda olla kodus puhata. Ma pean kogu aeg midagi tegema, kas minema jõusaali, kas pean tegema, jalutama, jooksma. Siis ma nagu Elina, rahune maha, sul ei ole vaja. Nii et võib öelda, et kergelt sultuuses nii öelda. I have big news. Mida keegi ei tea, on ju. Noh, need, kes siin võib-olla mõned vaatavad, siis teavad, on ju. Aga ma kolin. Juhu! Nii et ma olen veel aeglikult märtsi lõpuni tööl. Aga siis ma kolin. Ma teile veel ei ütle, kuhu ma kolin. Ilmselt seda näete järgmise nädala vlogis. Nii et hoidke piipi prillid. Ja mul praegu ongi, olen näidanud teile juba natukene oma pakkimist. Siis ma lihtsalt ei suuda pakkida, sest ma ei oska nagu oma tööasjad pakkisin ära, aga siis mul on veel ka need riided ja asjad, siis ma nagu, see on lihtsalt kohutav. Nii et ma näitan seda teile ilmselt see nädal rohkem, kuidas ma pakin ja värki. Ja siis järgmine nädal ma ütlen, kus ma kolin, mis ma teen ja nii edasi. Nii et on mida oodata. Ühesõnaga, mul on 2 karpi, mis on sorteerimata. Siis need ma sorteerin ära. Nii. Siin maas on juba sorteeritud mingid asjad. Ala mingid kulmud, ripsmed, tarvikud, pediküürid, kõik on eraldi pandud. Kõik kreemid on eraldi. Ja värki-särki. Siis las ma näitan teile siia poole. See on riidehunnik, mis on vaja korda teha. Siis kui keegi soovib näiteks osta, siis ma müün maha oma sellise vahasoojendaja, paar korda kasutatud, ja siis sellise potiga vahasoojendaja. Neid ma müün maha. Et kui keegi soovib, siis andke märku. Müün hea meelega ära. Ja nad ei ole kallid ka. Ma arvan, et selle ma müün 15 kuga. Ma ei mäleta, ma panin üles 15 oli see. See oli äkki kallim. Äkki see oli 20. Ma ei ole kindel. Aga ma vaatan üle ja siis panen siia ekraanile. Siis te saate aimtu. Et ajab väga hästi asja ära, kui keegi tahab kodus kasutada. Väga hästi. Lihtsalt mina ostan uue ja võimsama. Põhimõtteliselt ma pole veel otsustanud, kuhu. Kas ma panen prügikottidesse oma riided
või kuhu ma nad panen. Kindlalt veel ei tea. Aga tänane eesmärk on see ära pakkida. Siis mul on seal kapis veel mõned asjad. Siin võib-olla isegi leiab võib-olla mõned asjad. Need ära pakkida. Siis peaks nagu olema korras, sest enam-vähem. Et siis ma jätan endale mingisugused asjad, mida ma saan kuu lõpus kasutada. Mingid teksad, need jätan siia. Ja siis pärast vaatan. Ühesõnaga, ma ei tea, ma alustan äkki nende kastidega. Võtan prügikasti kõrvale. Sellepärast, et ma arvan, et siin on suht palju asju, mida ma viskan ära. Sest ei ole enam vaja. Lähed uude koju, siis tahad ikka, et oleks uus värskus, uued värgid, on ju. Nii et siis ma teen täiesti kõik ilusti puhtaks. Lappe ma ära ei viska, neid läheb kindlasti vaja, sest meil uues kodus pole nõusid. Nii et I'm very excited, ma tahan juba IKEA-sse minna. Ja ma tean, et ma lähen seal lolliks ära. Aga see on täiesti okei. Nii. Ühesõnaga see tuba on mess. See on vaja korda saada.